Salvestame. Ja palun, annan sõna Helenile. Tere kõigile siis ka minu poolt. Kohe nüüd tuli juba mingi esimene takistus. Ta ei tahtnud ütleb, et mul on pausi peale pandud see jagamine, mis iganes see ka tähendab. Katri kohe saab vaadata. Kusjuures mina... Mul ei ole sellist asja üldse tulnud varem ette. Okei. Aga kui sa vajutad sinna pausi peale uuesti, kas ta läheb käima? Või lõpetad jagamise ja paned uuesti jagama? Nii, nüüd tuli. No ikka hakkab. Ikka tehnilised viperused ei saa ilma nendeta. Läks vast suure nüüd läks. täisekraani peale ka. Aga tere kõigile ka minu poolt, et mina olen siis Helen Peetsman Eestimaa Ülikooli mahekeskusest ja siis nüüd viimasel ajal päris põhjalikult tegelenud siis haridusasutuste toitlustuse korralduse kaardistamisega Tartu maakonnas, sealhulgas ka siis tooraine mahud, mida haridusasutused vajavad ja siis ka see, et kust me seda kohalikku ja mahetoorainet siis saame. Ja selle uuringu on siis tellinud meilt Tartumaa Omavalitsuste Liit ja oleme uuringu raames viinud läbi ka erinevaid kokkusaamisi ja seminare ja ka Tartumaa Omavalitsuste Liit on korraldanud veel lisaks erinevaid seminare, mis kõik haakuvad haridusasutuste toitlustusega ja sellepärast meil siin esiekraanil ka hästi palju erinevaid logosid on, et erinevate projektide raames siis tegelikult me infot kogume. Ja siis miks me üldse sellest koolitoidust räägime, et võib-olla siin ma korra annakski siis sõna Kaidile, et ta teeks sellise sissejuhatuse, et miks see teema meile nii oluline on. Ja tere kõigile Tartumaa toiduvõrgustiku liikmetele. Tore on teile ka jagada meie tegevusi, kuna Tartumaa Omavalitsuste Liit katab päris suure osa tegevustest Tartumaa toidustrateegia tegevuskavast ja teeme Tartumaa Arendusseltsiga siin suurepärast koostööd. Ja teiseks suurepäraseks partneriks meil, nagu Helen juba mainis, nende logode põhjal on Tartu Biotehnoloogia Park, kellega me siis oleme ka väljaspool seda uuringuid erinevaid seminare läbi viinud, et seda toitlustuskorraldus sisusse süüvida läbi sihtgruppide. Ja see on oluline seetõttu, et avalik sektoril on väga suur roll, et mõjutada siis seda, kuidas ja mida meie lapsed koolides süüa saavad lõunalaual, mis omakorda on seotud kohaliku toorainega, ehk siis, et me soovime seda, et meie haridusasutused kasutaksid võimalikult palju kohalikku, sealhulgas ka mahedat toorainet. Ja just selle mõte ongi selles, et meie lapsed oleksid terved, rõõmsad ja toit annaks neile vajalikku energia igaks päevaks. Ja koolilõunal on mitu tähendust. Esiteks ta ongi siis rõõmsa ja tegusa koolipäeva alustala. Koolilõuna tähendab toidutarkuse ehk siis toiduhariduse jagamist ja siin on väga lai võrgustik taga. Siin on õpetajad, kokad, köögipersonal, juhtkond, omavalitsusspetsialistid, toidutootjad ja kasvatajad. Sellest tulenevalt toetame siis läbi koolilõunaga kohalikku majandust ja laiem vaade on sellele, et kui meil on siin piisavalt toidutootjaid ja kasvatajaid, siis oleme ka taganud oma piirkonna toidujulgeoleku, mis on hästi oluline praeguses maailmas toimuvas kontekstis. Ja sestap olemegi selle teema hästi aktuaalseks võtnud ja kui me 2022 sügisel sai alustatud, siis oligi kohe selge, et tegelikult meil on vaja ülevaadet, mis meie maakonnas nagu hetkeolukord on, mis on haridusasutuste poolne toitlustuskorralduse tingimused, kuidas on meil personaliga lood, milline on tooraine nõudlus ja teiselt poolt siis ka jällegi selline, mis on siis tootjate poolne tooraine pakkumine ja olemegi kaasanud koostöös Helen Peetsmani Maaülikooli mahekeskusest
kes on sarnast asja ka Võrumaal teinud ja meie ühine tegevus siis lõpeb siis sellise toreda dokumendiga, kus siis me oleme ära kirjeldanud hetkeolukorrad ja ka tegevuskavaga, mis on siis maakondlikult kokku lepitud, mis siis on vaja selleks teha, et kohalik toit jõuaks paremini kooli ja lasteaeda. Ja veel on meil kavas kohaliku ja hea tahte kokkulepe, mille eesmärgiks ongi tagada, et meie kõikides koolides võimalikult rohkem kohalikku, sealhulgas ka mahedat toorainet kasutataks ja menüüdesse rakendataks. Aga teeme seda tõesti väga laiapõhjalises koostöös ja annan nüüd sõna edasi Helenile. Aitäh. Ja võib-olla ma juba lisan, et kui me tihti räägime koolis, siis tegelikult lasteaed käib ka kaasa, et kool on kuidagi lihtsam sõna vaata öelda, aga et alati me mõtleme kooli ja lasteaeda koos enamuste tegevuste puhul. Et ma vaatasin, et meil tänased osalejad on tegelikult päris palju juba seda juttu kuulnud, mida ma plaanisin rääkida. Ma lootsin, et meil on rohkem tootjaid kuulamas. Aga kuna me salvestame seda tänast seminari, siis ma loodan, et tootjad kuulavad selle järgi, sest see, millest ma räägin, on kõik väga oluline sisend neile, et nad üldse saaksid tulla koolidele ja lasteaedadele oma toodangut siis pakkuma või mõelda siis selle peale, et seda pakkuma tulevikus hakata. Aga mida me siis siiamaani oleme teinud ja tõesti hästi põhjalikult on siis, et me oleme kaardistanud toitlustuse korraldust, et kõik Tartu maakonna vallad ja ka linn, et kõik koolid ja lasteaiad, kes on siis oma köökidega, on saanud siis hästi põhjaliku küsitluse ankeedi. Me oleme teinud nendest kokkuvõtted, me oleme omavalitsustes veel teinud ka fookusgrupi intervjuud, et lahendanud üles jäänud teemasid ja veel täpsustusi küsinud ja oleme siis ka siin juba hangete teemal otsinud võimalusi, kuidas edasi minna ja Tartumaa Omavalitsuste Liidus on just ka see juhtgrupp, kes siis toidu teemal käib koos ja ka otsib neid lahendusi, et selle teemaga siis kogu aeg tegeleme. Siis teine uuringu osa on siis just see kohaliku tooraine kättesaadavus ja kui me kevadel kohtusime hulgiladudega, kes siin Tartumaal toimetavad, siis nüüd siin oktoobris ja novembris ongi kohe fookus Tartumaa tootjatel, et kohtume nendega, tuleb tootjatele ka siin novembrikuus veel üks seminar ja oktoobris saavad siis tootjad ka ühe küsitluse oma meilile postkasti, millest ma siis ka tänase päeva lõpus natuke täpsemalt räägin. Ja paralleelselt, mis meil juba toimub, on tegevuskava koostamine, et me oleme siin haridusasutustega mitmeid kordi kohtunud. Siis ka augusti lõpus oli meil juba teine seminar, mis oli hästi intensiivne ja tehti palju tööd, et just see tegevuskava saaks siis võimalikult hea, et haridusasutuste poolega me oleme enam-vähem lõpusirgel ja siis nüüd tuleb juurde ka tootjate pool. Ja siis nagu Kaidi ka ütles, et maakondlikult on hea tahte kokkuleppe allkirjastamine plaanis ja hetkel on see kuupäev siis 10. detsember, kui toimub siis ka selle uuringu lõpuseminar. Ja mida me siis oleme teada saanud, et kõige olulisem ongi see taustainfo, et kui me tahame kohalikku ja mahetooreinet haridusasutustes pakkuda, siis me peame teadma, kuidas see tooraine kööki kohale jõuab. Ja Tartu maakonnas on siis tõesti väga mitmed erinevad siis nii-öelda praktikad kasutusel, et kui me võtame näiteks Tartu linna, siis siin viiakse läbi toitlustusteenuse pakkumise hanked, ehk meil on siis toitlustajad kõikides Tartu linna koolides ja suures osas lasteaedades ja mõned lasteaed siis on veel oma köögiga. Aga kui me näiteks läheme Tartu valda,
siis Tartu vallas siis kõik koolid ja lasteaedadel on oma köök, aga vald viib läbi siis toorainehankeid, et on 9 erinevat tootegruppi ehk siis köökidel on siis ees valik, kust nad saavad toorainet tellida, et ei ole nii, et ma võtan sealt, kus on soov, vaid ikkagi tooraine tellitakse nendelt, kes siis hankesse tulevad ja hankepartnerid on. Ja näiteks, kui me võtame Nõo valla, siis Nõos on siis koolis ja osades lasteaedades on toitlustusteenuse pakkuja, aga paar väiksemat lasteaeda on oma köögiga ja seal, kuna köögid on nii väiksed või asutused on nii väiksed, et siis seal toorainehanget ei ole, et näiteks, et nendel köökidel on siis nii-öelda vaba voli osta toorainet, kust nad soovivad. Aga võtame näiteks siin Luunja valla, et Luunja vallal on siis Luunja koolis on siis toitlustusteenuse pakkuja ja lasteaiad on oma köögiga ja saavad nemad ka siis valida, kust nad toorainet ostavad, et hanget ei ole. Aga kui me vaatame näiteks Elva valda, siis Elva vald on korraldanud nii, et on Elva teenused, kes siis korraldab kogu toitlustust valla koolides ja lasteaedades ja Elva teenused viib siis läbi ka toorainehankeid, ka on erinevad tootegrupid ja kust siis nad tooraine siis oma köökidesse saavad. Ja hetkel Peipsiääre vallas on siis kõik koolid ja lasteaiad oma köökidega, ühtegi hanget ei ole, aga siis plaanis on, et järgmisest aastast luuakse siis valda allasutus, kes siis hakkab toitlustust korraldama ja tulevad ilmselt ka toorainehanked, et tuleb sarnane mudel siis nagu on Elva vallas. Ja Kastre vallas siis hetkel on kõik asutused oma köögiga ja toorainehanget ei ole. Ja Kambja vallas siis on erinevad võimalused kasutusele, et gümnaasiumis on siis toitlustusteenuse pakkuja ja siis on ka oma köökidega koole ja lasteaeda ja nemad siis hangivad toorainet siis vastavatelt partneritelt, et selle tooraine hanke viib läbi siis vald, et siis põhimõtteliselt on kasutusel 3 mudelit, et kas on siis toitlustusteenuse pakkuja ehk siis need suurtoitlustajad koolides, on siis toorainehanked, et kindlatelt partneritelt ostetakse tooraine või siis väiksemates kohtades siis saab nii-öelda oma soovi järgi toimetada. Aga mis on oluline, et toit valmistatakse ikkagi igal pool koha peal. Väga väike koht, kus ei ole kööki, et paari kohta toit viiakse kohale, aga need on tõesti väga üksikud, et selles mõttes, et ikkagi on see, et toit valmistatakse koha peal, et tagada seda kvaliteeti ja värskust. Ja ma seda koolilõuna maksumust ja lasteaedades seda toidupäeva tooraine maksumuse slaide ei hakka lahti seletama, et see info on siin olemas. Siis millist toorainet ostetakse, et milline on siis töötlemise aste, et kui me räägime just köögiviljadest ja kartulist, kas kooritud või koorimata, et kui me mõtleme, alati kui me mõtleme, siis esimene asi või kõik, mis alati tuleb teemaks, on just see köögivili ja kartul. Et kus see tuleb ja millisel kujul. Suuremad koolid ja lasteaiad, eelkõige kus on siis ehk siis toitlustusteenuse hange, aga kus on ka tooraine hange, ikkagi ostetakse ja kooritult. Et see muidugi sõltub kasutuse suurusest, et kui on väiksemad arvud, et siis mõningates kohtades ka kooritakse üht-teist, aga et laste arv ikkagi määrab, et kui on palju süüa vaja teha, siis ikkagi ostetakse kooritud köögivilja. Et väiksemad koolid ja lasteaiad, et osad üht-teist koorivad ise, aga see sõltub ka piirkonnast. Kindlasti üks köögiviljakasvatajatele ja kasvatajatele, kes ise ei koori, et siis tihtipeale tuleb oma see kasvatatud kartul müüa edasi nii-öelda
ettevõttele, kes siis koorib ja tema kaudu siis jõuab see kohalik ja lasteaeda. Asutused, kes koorivad ise kartulit, et nemad saavad osta otse tootjalt, aga kui tootjal ei ole seda koorimisvõimalust, et siis vahetab vahel, et kes siis koorib ja selle tooraine kooli ja lasteaeda kohale viib. Ja marjade puhul ka, et Eesti asub klimaatiliselt sellises piirkonnas, et kus meie värsked marjad valmivad siin suvel, need marju siis kasutavad sügavkülmutatud ja tegelikult koolidelt ja lasteaed, et osta näiteks aga marju ja ise seda sügavkülmutada, et oleks aasta läbi võtta, siis suurem enamus ikkagi ostavad nii-öelda regulaarselt hulgiladudest, et ise seda marjade sügavkülmutamise võimalust ei ole, et ei ole ruumi, et sügavkülmas energiakulu, et hoida seda sügavkülma töös, et asutused on teinud ise arvutusi ka, et odavam on osta siis seda sügavkülmutatud marja siis erinevatelt pakkujatelt. Ja kes on siis peamised tarnijad, kust Tartu maalt siis see tooraine pärit, siis kõik vallad ja Tartu linna puhul on siis nii koolid kui lasteaiad, et kes need põhipartnerid on ja püüdsin siis, et kes kust vallast siis meie vaatajatest on, et saavad vaadata, kes nende vallas põhilised partnerid on. Aga et mida võib öelda, on siis, et piimatoodete puhul siis Tartumaal on Piimahulgi ja Kaupmees, kes on põhilised pakkujad, ja siis ka lihatoodete puhul on meil Vasulad lihatööstus, Otepää lihatööstus, Nõo lihatööstus, Vikmani lihatööstus, puu- ja köögiviljade osas siis on Pambona, Kaupmees ja Co, kes pakub hästi laia valikut lisaks puu- ja köögiviljadele ka muid tootegruppe. Et kes need põhilised tegijad on, olen ma teinud siis nii-öelda sellel ekraanil boldi. Olen ma siis teinud ka mahetooteid, et Tartumaal meil ju kool ja lasteaedu juba, kes kasutavad mahetooteid eelkõige Tartu linnas, aga nüüd ka Elva vallas. Sellised tarnijad siis on, et need on meil teada ja siis nendega me siin plaanime veel öelda. Aga kui me võrdleme nagu valdasid ja vaatame kas või Tartu linna, siis on näha, kui palju neid pakkujaid rohkem kui näiteks valdades, et ka see juba asukoht määrab väga palju. See tulevad, tehakse näiteks tooraine hankeid, et see asukoht ka on tihtipeale määrav, kas üldse tuleb nii palju pakkujaid, et ka see pool tihtipeale takistuseks, miks üldse, kui tehakse tooraine hankeid, et ei tule üldse pakkujaidki, et lihtsalt see asukoht ei sobi, et Tartu linn on selles mõttes hea, et kõik, et kaugemates kohtades võib ka see kitsas kohaks osutuda. Ja siis me kaardistasime ka siis toorainegruppide kaupa, kui toorainet tellitakse. Ja siin mul on lihtsalt ära toodud Kambja valla näide, et kes meie koolid ja lasteaiad, et kui tihti nemad mingeid tooteid tellivad. Aga on siis 2-3 korda nädalas ehk siis piim ja piimatooted, puuvili, et kõik Kambja valla koolid ja lasteaiad tellivad neid väga sageli 2-3 korda nädalas. Ka leiba, saia ja kuivaineid tellitakse mõningates kohtades 2-3 korda nädalas. Ka siin
üks asutus tellib külmutatud marju iga nädal, tellitakse kahes asutuses isegi 2-3 korda nädalas ja isegi tellitakse väga väikeseid mahtusid, et tarne on sage ja mahud on väikesed ja sellist nagu siis praktikat või sellist lahendust suudavadki pakkuda hulgilaod, kellel on valikus väga palju erinevaid tooteid, et kes siis sõidavad kogu aeg, autod sõidavad ringi ja tarnivad kaupa värske. Tõesti mitu korda nädalas tellitakse ja see on mõnes mõttes ka arusaadav, sest soovitakse ju värsket toorainet, aga mõned asjad, näiteks külmutatud toodete puhul, külmutatud liha, et neid näiteks siis tellitakse 1 korda nädalas, mõningatel juhtudel kuus, aga siis 2-3 korda kuivained, jahud, helbed, mõned asutused külmutatud marja tellivad harvemini, aga moosid ja püreed, et need toorainegrupid, mis seisavad kauem, et neid tellitakse ka harvem, aga see samuti sõltub sellest, kas on piisavat laopinda, kus siis neid kauem säilivaid tootegruppe ka hoida. Et mõningates asutustes ongi väga väiksed köögid, väga väiksed laopinnad, et sa võib-olla saadki tellida ainult 1 nädala varu, et kus on ruumid suuremad, võimalusi rohkem, et nemad saavad siis ka seda tellimist nagu harvemini teha. Et tõesti, et see on hästi asutuse põhine. Siis, mis meie uuringust välja tuli ja millest me ei saa üle ega ümber, on see personal, kes töötab meie koolide ja lasteaedade köögis, kokad, abikokad, ka abipersonal, saalitöötajad ja et kui me tahame pakkuda head maitsvat kvaliteetset toitu, siis ka meie köögipersonal peab olema hästi motiveeritud ja rahul oma töökeskkonnaga. Hea on öelda seda, et just rahulollu selle köögi seisukorra seadmetega on päris kõrge Tartumaal, et keskmine hinne 5 palli skaalal tuli 4,1, et jõudumööda asutused või siis nii-öelda kohalikud omavalitsused, koolide, lasteaedade kööke remondivad ja sisustavad ja kui midagi läheb katki, siis ikkagi leitakse need võimalused, et seadmed parandada või asendada, et selles mõttes, et sellega võib öelda, et on päris hästi, aga mis meile tekitab muret, on see, et köögipersonali tööstaaž, et meie köökides Tartumaal on väga staažikaid kokkasid, kokad lähenevad juba pensionieale, et siit tulebki suur murekoht, et mis saab siis, kui kokad lähevad pensionile, et kas me suudame siis kööki leida uued motiveeritud inimesed. Et kevadel ühel kohtumisel tuli välja, et üks kokk on ühes koolis töötanud 50 aastat. Et see on väga suur ja väga uhke number, aga üks hetk ta soovib pensionile minna ja just ongi, et kuidas siis sinna see uus kokk leida. Ja ka köögipersonali erialane tase, et ka see, et siin on need tulemused näha, et kes meie uuringule vastasid, et siin kindlasti ja juba tegevused ka toimuvad, et korraldada siis erinevaid koolitusi kokkadele ja just, et tahame pöörata sellele haridusasutuse koka ja köögipersonali ametile nagu rohkem tähelepanu ja neid esile tõsta ja siin on juba tegevused ka toimuvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu eesvedamisel, et sellest uuringust tuli meil päris palju häid mõtteid, et mis juba tegelikult on ka töösse läinud, et kuidas me siis köögipersonali saame motiveerida ja siis ka loodetavasti lähiajal seda ametit prestiižsemaks siis muuta, et inimesed tahaksid kooli ja lasteaeda tööle tulla. Ja mida siis köögipersonal ootab? Et kindlasti rohkem koostööd nii siis asutuse juhtkonna ja köögi vahel,
aga ka rohkem koostööd soovitakse üksteisega, et tahetakse teada, mida teised köögid teevad. Ja siin on ka üks juba hea näide, et on juba toimunud üks õppereis, et käisid Tartumaa kokad siis Lääne-Virumaal uurimas, kuidas seal kohalik kokkade maffia töötab, et just soovitakse üksteise kogemusi jagada, kuulda häid näiteid, lahendusi ja et see ka omavaheline suhtlus on hästi oluline. Ja mis on välja tulnud ja millele ka see valmiv tegevuskava hästi palju tähelepanu pöörab, on toiduharidus. Et miks pakutakse sellist toitu, nagu pakutakse, miks me peame mitmekesiselt toituma ja seda toiduharidust me peame tõesti käsitlema erinevatele sihtgruppidele, nii lasteaialapsed, kooliõpilased, aga ka kooliõpetajad, koolipersonal ja kindlasti ka lapsevanemad. Et valmivas tegevuskavas on seal hästi suur rõhk, et kui me pakume head toitu, siis me tahame, et see toit ka ära süüakse ja oleks ka see teadlikkus tõusnud. Samuti, millal me sööme, eelkõige koolis ja kui kaua meil söömiseks aega on, et ka see on oluline teema. Kokkade järelkasvust juba korra rääkisin, et sellega ka tegeleme ja mitte kuidagi ei saa ümber sellest, et kui palju siis koolitoit maksab ja kas lapsevanem panustab ja kas lapsevanem peaks panustama, et majanduslik olukord on keeruline, ka põllumajandussektoril on väga keeruline hetkel, et hinnad ja kulud kõik tõusevad, aga kui koolitoidu toetus, mida riik siis lapse kohta päevas maksab, koolis on siis 1 euro, et kas selle raha eest me saame pakkuda seda, mida lapsed tegelikult vajavad, mida kasvuorganism vajab, et siin on tõesti tulevikus arutelu koht, et kui me tahame head kvaliteetset toitu pakkuda, et kas lapsevanem peaks siin ka rohkem panustama. Ja kindlasti hangete teema, mis puudutab ka tootjaid väga konkreetselt, et toorainehanked peavad olema paindlikumad ja siin juba ka lahendusi siis otsitakse ja siis ka kogu see toidu teema jõuaks ka haridusasutuste arengu ja tegevuskavadesse, sest praegu ikkagi eelkõige vaadatakse, et oleks see õppepool korras, aga võib-olla selle toiduharidusele pole siiamaani nii palju tähelepanu pööratud, et me soovime, et ka see saaks rohkem tähtsustatud. Ja mida siis oleks vaja, et pakkuda rohkem kohalikku ja mahetoitu? Me peame tegema selgitustööd, miks me seda teeme, miks see teema meile oluline on, et nagu ka Kaidi ütles, et ka kohaliku majanduse toetamine, toidujulgeoleku teema, et siin on väga otsene kasu majandusele ja meie tootjatele, et selgitustööd me peame tegema kõikidel tasanditel. Väga selgelt oodatakse haridusasutuste poolt infot, kes on need tootjad, kes Tartumaal ja ka lähipiirkondades toimetavad, mida nad pakuvad, millistes kogustes, hind ja tarne. Jah, et siis samamoodi need hanketingimused, et kas hanked tehakse mitmeks aastaks, kui me räägime nüüd tooraine hankest, et miks mitmeks aastaks või on hanked lühemad, sest senine praktika näitab, et tootjad ikkagi hangetesse pakkuma ei tule, et kardetakse pikaajalisi kohustusi, et põllumajandus kahjuks on selline valdkond, kus on riskid väga suured, et tootja võib teha kõik õigesti, aga kui ilm veab alt ja saak läheb hukka või saaki ei tule, aga sul on kohustus, et sa pead müüma, siis sa pead ju selle nii-öelda lisakulude eest kuskilt mujalt ostma, et tootjate puhul see tooraine hangetes osalemine on hetkel väga keeruline ja täitsa arusaadavatel põhjustel ja samuti ka hind, et kes suudab kõige odavamat hinda pakkuda, aga põllumajandustootmise puhul ja vaadates Eestit, siis me kindlasti mitte kunagi ei suuda konkureerida Kesk-Euroopa hindadega, sest Eestis lihtsalt põllumajandustootmine on kordades kallim ja sinna kahjuks mitte midagi hetkel väga teha ka ei ole.
ja lihtsalt tõin ka näited, et kui on tooraine hanked, et siis hangitakse koos sarnaseid tootegruppe ja erinevaid tootegruppe, aga näiteks kui ma olen kartulikasvataja ja hankes on koos näiteks puu- ja köögiviljad, aga mul on pakkuda ainult kartulit, aga ma ei kasvata teisi köögivilju, ma ei kasvata puuvilju, et kust ma leian siis need teised tootjad, kellega koos hankes osaleda ja sellepärast, kui me mõtleme tagasi sellele slaidile, kus olid need erinevad toorainepakkujad, siis need ongi hulgifirmad, et nemad siis ostavad kokku ja osalevad hangetes, aga et kohalikud tootjad lihtsalt nii suurtes hangetes osaleda ei saa. Ja muidugi, kui me tuleme nüüd siia köögi juurde tagasi, et siis haridusasutus ja köögipersonal peavad olema valmis ka rohkem pingutama ja võib-olla ka kohalik omavalitsus ka hangete korraldust ümber mõtestama, et kui me tahame kohalikku toorainet saada, siis me peame olema või siis tuleb olla tunduvalt paindlikum kui senine praktika. Eelarvelistest vahenditest me ei saa üle ega ümber ja siis see lapsevanema panus ka, et seda ma juba eelmisel slaidil ka mainisin. Ja kui me mõtleme nüüd, et mis on oluline haridusasutusele, kui ta ostab toorainet, siis kõige olulisem on, et tooraine kättesaadavus oleks tagatud kogu õppeaasta jooksul ja tarne oleks regulaarne. Ehk kui me oleme praegu siin septembrikuus ja mõtleme, et kohalikku köögivilja on hästi palju pakkumises saada, et ka väiketootjate puhul, aga kui me lähme edasi juba oktoober-november, et siis kas tooraine on kõik juba otsas või müüdud või tootjad lihtsalt ei kasvata rohkem, kuna pole säilitustingimusi ja siis tahes-tahtmata tuleb valikusse ka imporditud tooraine, et tootjate puhul just on oluline mõelda ka sellele, et see tooraine peab olema kättesaadav kogu aasta jooksul. Siis kindlasti tellimine peab olema lihtne ja köögid soovivad tellida võimalikult vähestest kohtadest, et mida vähem pakkujaid, seda lihtsam on nende töö. Aga eestlaste puhul see koostöö tegemine ei tule kuidagi väga lihtsalt, et teha ühispakkumisi, et kõik ikkagi pakuvad ise, et selles mõttes, et siin ka kindlasti mõttekoht, et kuidas seda tellimissüsteemi lihtsustada ja et oleks võimalik ühest kohast palju asju tellida, siis kindlasti tooraine peab olema kvaliteetne haridusasutuse jaoks. Pakendid peavad olema sobiva suurusega ja võtma vähe ruumi, et kui me räägime siin näiteks kas piimatoodetest või jahudest, helvestest, et see muidugi sõltub kasutuse suurusest, aga eelistatakse ikkagi natuke suuremaid pakendeid, mis võtavad vähem ruumi, et asutus ei soovi tellida näiteks, mis me võtame, võib-olla mõne hapukoored, mis näiteks, mida müüakse nendes plasttopsides on ju, et soovitakse, et see oleks, et ei võeta ühte hapukoort nagu 10 üksikut pakki, vaid et ikkagi oleks see suurem kogus kilo või 2 kilo koos. Et selles mõttes see pakendite pool ka kindlasti ja tegelikult mida suurem on ju pakend, et tegelikult seda odavam ka, see tootehind ka sõltub sellest, et suurem pakend on ka veidi odavama kilohinnaga ju. Nagu ma varem ka ütlesin, et köögivilja enamasti ikkagi soovitakse kooritult osta, et siin on ka kindlasti siis mõttekoht tootjatele, et kas teha koostööd juba nendega, kes köögivilja koorivad või siis tuleb meile äkki turule konkurentsi juurde tulevikus, et kooritud köögivilja pakkujaid tuleks juurde. Ja muidugi haridusasutused vaatavad alati ka hinda, et seda soodsat hinda, et kõikide toodete puhul, et mis muidugi tootjate seisukohast on hästi keeruline küsimus, mida lahendada. Ja kui me tuleme nüüd võib-olla selle mahetooraine kasutuse juurde,
et sellest me ka üle ümber ei saa. Et siis siin on lihtsalt näha need vallad ja Tartu linn, kes siis mahetoorained kasutavad ja mis seda mahetooraine kasutuselevõttu on soodustanud, ongi siis mahetoidu pakkumise toetus, mida siis see on Eesti riiklik toetus alates 2022. aastast ja siin siis on määrad ära toodud, et need koolid ja lasteaiad, kes kasutavad vähemalt 20% ulatuses ühes kuus siis mahetoorainet, et nemad siis saavad koolid saavad siis õpilase kohta toetust 2,20 eurot kuus ja lasteaiad siis 4,90 eurot. Ja need asutused, kes siis kasutavad vähemalt 50% mahetoorainet, siis alates 1. oktoobrist sellest aastast, neil on siis kõrgem toetusmäär, et siis kooliõpilase kohta 6,370 ja siis lasteaialapse kohta 6,96. Ja kui me vaatame, et kus siis mahetoitu millistes koolides ja lasteaedades Tartumaal pakutakse, et Tartu linnas on siis kõik munitsipaalkoolid kasutavad mahetoorainet 50–80% sisseostetavast tooraine mahust siis ja osades lisaks on ka veel erakoolid Tartus, kes kasutavad mahetoorainet ja siis ka kõik lasteaiad kasutavad siis sõltuvalt kas 20–50 kuni 50–80% mahetoorainet. Kambja vallas on siis Tõrvandi kool ja Ülenurme gümnaasium. Elva vallas siis, mul nüüd tuleb meelde, et see slaid on mul uuendamata, et tegelikult nüüd vist peaks olema juba 12 asutust, et 2 kooli on juba sügise juurde tulnud. Siis Luunjase on Luunja keskkool ja Nõo vallas siis ka põhikool ja Krõlli lasteaias on ka mahetooraine kasutusel. Ja siin on slaidil siis ära toodud kui palju üldse Eestis, kui palju lapsi saavad mahetoidu toetust, kes saavad mahetoitu süüa, et seda toetust tegelikult saab kohalik omavalitsus, kes siis paneb selle kooli ja lasteaia eelarvesse juurde, aga et siis tänavu siis teisel kvartalil Eestis siis 55 000 last said süüa mahetoitu ja kui tuleme Tartumaale, siis üle 22 000 lapse siis said mahetoitu süüa. Siis ja nüüd me jõuamegi selle kokkuleppe juurde, et mida Kaidiga juba mainis, et mis on siis plaanis aasta lõpus sõlmida ja selle kokkuleppega koos siis valmib ka tegevuskava, mis siis kus on siis 3 laia tegevusvaldkonda, et on kohaliku ja mahetooraine kättesaadavus, siis kohaliku ja mahetoidu kasutuselevõtt haridusasutustes ja siis toiduharidus lasteaedades ja koolides. Et need on siis 3 suurt teemavaldkonda, mille osas siis on palju erinevaid tegevusi ja siis ka plaan, et milliseid tegevusi millistel aastatel siis alustada. Ja kui me tuleme nüüd siis tootjate juurde, et mida me siis hakkame tootjatelt küsima, siis kindlasti seda, kas on huvi turustada haridusasutustele, et meil Tartumaal on palju tootjaid, aga kas siiamaani haridusasutustele turustatakse ja kas selleks on huvi, et selle me selgitame välja, siis kindlasti ka huvi osaleda tooraine hangetes ja kindlasti millist infot ja tuge tootjatel oleks selles osas üldse vaja, et üks on jah, et millised on mahud, aga teine on ka see, et milline on see üldse hankes osalemise protsess. Et selles osas ma arvan, et kindlasti tuleb tagasiside, et seda infot on vaja. Siis muidugi, mida kasvatatakse ja millised on mahud, et üks info on see ametlik statistika, aga reaalsus tihtipeale pruugib olla, on teine. Et just sellepärast teeme ka selle küsitluse siin sügisel, et tootjad saaksid ka selle aasta mahud juba öelda, et me saaksime vaadata, kuidas meie tooraine kättesaadavusega on. Ja siis kindlasti ka hoiustamisvõimalused,
et kas tootjatel on neid piisavalt, kas need ka sobivad neile kultuuridele, mida nad kasvatavad, et köögiviljadel ja puuviljadel on erinevad hoiustamistingimused, et kas tootjatel on see võimalus olemas, kas nad vajavad selles osas investeeringutoetusi või soovitakse kõik kohe sügisel, mis saak koristatakse, ära müüa, et selle me selgitame välja. Samuti, millistesse piirkondadesse on võimalik tootjatel ise midagi kohale viia, või siis soovitakse sellist ühtsemat, kesksemat logistikakeskust paika, kuhu tooraine kokku viia. Ja samuti, millised on siis järgmise 3–5 aasta plaanid, et kui Tartu maakond võtab ikkagi väga selge sihi, et me soovime kohalikku ja mahetooreinet pakkuda, et kas ja kuidas see mõjutab nende plaane ja millised siis nende ootused erinevatel osapooltel on. Just, et millised tegurid siis hetkel takistaksid näiteks pindade suurendamist, toodangumahtude suurendamist ja milliseid tegevusi oleks vaja teha, et siis neid takistusi lahendada. Ja kindlasti kaardistame ära ka need erinevad koostöövõimalused ja eelkõige ka toiduhariduse osas, et ka koolide ja lasteaedade huvi on, et külastada talusid, kutsuda kohalikke tootjaid ennast tutvustama, et millised tootjad siis oleksid ka siis huvitatud panustama ka selle toiduhariduse poolele. Et sellised erinevad teemad siis ka tahame tootjate käest teada saada. Et hetkel võib-olla minu poolt aitäh ja siis ootan küsimusi ja panen vahepeal ka oma läpaka laadima, et pilt eest ära ei kaoks. Kaidis oli vahepeal jah käsi püsti seal, et. Ja, ma otsin. Sa otsid sina juhet ja ma siis tahtsingi nagu lisada Helenile, et meil on ikkagi väga hästi siin Eestis, et olles nüüd käinud ka Soomes värskelt siin toitlustuskorralduse inimestega ja vaadates, kuidas nemad seal Seinäjoki piirkonnas näiteks toimetavad, aga ka mujal Euroopas, et ka seal Seinäjokil on näiteks see, et on just see suur keskköök, kes teeb nagu 1000 portsjoneid päevas ja valmistatakse hoopis teistel tehnoloogiatel neid toite, mida siis soojendatakse lastele nagu sellel söömise päeval. Et meie köökide personal on kulla väärtusega selles mõttes, et me tõesti suudame pakkuda seda värsket sooja lõunat. Ja selle nimel me praegu ikkagi siin tegutseme, et meie süsteem jääks alles ja toimima. Ja väga hea, et me ei ole nagu siin üksi, et ka Tartu Biotehnoloogia Park mõtleb samamoodi, Tartumaa Arendusselts mõtleb samamoodi ja mahekeskus on siin hästi kaasas, et just võimestada neid omavalitsusi selles osas. Et jah, et kõik vaatavad ju pingsalt eelarvet ja kus on kokkuhoiukohad, et me kindlasti, et võib-olla kui toimuvad sellised, et vaadatakse, et kuskil on mudel võib-olla, mis toimib odavamalt, aga et meil hetkel on see toidu pakkumise kvaliteet tõesti väga hea, ja me tahame seda veel paremaks muuta, et sellega on hea edasi minna praegu, mis meil olemas on. Kas kellelgi on veel mingeid küsimusi, kommentaare, mõtteid? Et üks teema, mida ma ei käsitlenud, aga mida me kaardistasime, oli jäätmeteke koolides ja lasteaedades, et kui palju toitu raisku läheb, et sealt me saime sellised esialgsed numbrid, aga selles mõttes, kuna ikkagi sellist kindla metoodika järgi nagu süstemaatilist nagu kaardistamist ei ole toimunud, et siis see on nagu ka, et mõningates asutustes tundub, et on väga hästi sellega, aga ikkagi oli ka koole ja lasteaedu, kus ilmselt on ka see teema, millega on vaja tegeleda. Ja kui just me räägime ka eelarvest, et hea ja kvaliteetse tooraine kasutamisest, siis üks koht, mida kindlasti siis tuleb parandada, kus on parandamisruumi, on see toidu raiskamine ka, et tuleb süüa ikkagi teha sellele arvule, kes koolis ja lasteaias kohapeal on, aga ka tuleb vaadata, et seda toitu siis taldrikult raisku ei lähe.
Kui tohib, Helen, siis ma küsiksin lihtsalt seda, et mis metoodika alusel seda toidu raiskamist seal koolides, lasteaedades kaardistati, et kas igaüks toimetas nii, nagu ta oskas või oli neile mingisugused ühised reeglid ette antud? Et meil ühiseid reegleid ei olnud, me küsisimegi, et hinnanguliselt, kui palju läheb, nüüd peast ei mäleta, kas päevas või nädalas raisku, et kui te olete kaalunud seda, siis pange see number, kui ei ole, siis hinnanguliselt ja tõesti enamasti olidki, kes ütles mulle ämbri täis, kas see on siis 5-liitrine või 10-liitrine, kes nagu ütles väga konkreetselt ja selle toidu raiskamise osas ka, et üks tegevus juba selles tegevuskavas on ka, et töötada välja siis nagu see metoodika ja viia siis ka lähiajal selline konkreetsem kaardistamine läbi, et me saaksime nagu õiged numbrid, et praegu siin neid kõikumisi oli väga palju, et see kindlasti on üks asi, mida saab suht kohe teha ja ma saan aru, et pilootkoolides meil peaks see käiku minema vist on ju, Kaidi noogutab kaasa, et katsetame ära kohe selle. Aga kui kellelgi rohkem mingeid küsimusi ei ole, siis aitäh Helenile ja Kaidile ka ja kõigile kuulajatele. Ja siis lõpetame tänaseks ja kohtume järgmistes seminarides juba. Ja aitäh Katri selle tänuväärse töö eest, et nii tore, et me saime siin seda uuringut tutvustada teile ja alguses olnud tõesti projektist aluskooli ja järjest laienenud, sellepärast et huvi teema vastu on väga suur ja see on hästi oluline. Aitäh kõigile. Aitäh kõigile. Head aega. Head aega.